Tere hea Postimees TV vaataja ja kuulaja. Mina olen Mattias Jõesaar ja ma asendan täna siin Peetreid iganädalases saates Peetri Pilk. Ja Peeter Espak muidugi selleks, et seda saadet läbi Peetri Pilgu läbi teha, et ta on andnud mulle tänaseks küll au Peetri nimetuse. Aga oma saatekülaliseks olen täna valinud kolleegi arvamustoimetusest Martin Ehala. Tere Martin! Tere ja aitäh kutsumast! Aitäh, et sa selle kutse vastu võtsid ja eriti hea on just sellepärast, et sina siia sattusid, sest et kui me hakkame vaatama selle nädalasi uudiseid, siis võib-olla kõige rohkem kõneainet pakkunud uudis üldse vist Eesti meediamaastikul on sinu arvamuslugu Viisakas või mitte, kärekeelne Kris Kärner täidab ajaloolist missiooni. Et räägi oma arvamusloost natuke lähemalt, et mida sa selle all silmas pidasid, et see on sotsiaalmeedias saanud juba väga palju vastukaja, sellel on väga palju kommentaare, et kindlasti oled sa seda ka ise tähele pannud, et räägin enda artiklist lähemalt ja võib-olla oskad ka öelda midagi, mida sa enda kriitikutele tahaks nagu vastu öelda. Ja väga hea meelega, et kui nagu põhimõtteliselt on nagu küsimus selles, et kuidas suhtuda Kris Kärneri väljaütlemistesse, et millega seal on nagu tegu, eks ole. Ja kui seda nüüd nii-öelda erapooletult analüüsida, siis võiks öelda, et sellel on selline teaduslik termin, et see on transgressiivne performance. Ehk siis kui nagu lahti seletada, ehk siis on selline show, mis astub kehtivatest normidest üle. Üritab kuidagi kehtivaid tuumväärtusi lammutada või lagundada. Ja see on nagu päris tavaline asi, see ei ole mingisugune erakordne asi, sest näiteks kui me võtame paar aastat tagasi Uusaasta ööl, eks ole, siis tuli Drag Show, kus oli identiteedi kabaree ja seal päris tõsiselt nii-öelda Eesti rahvuslike väärtuste üle tehti nalja, seati need kahtluse alla, loobiti siis nii-öelda drag queenid loopisid nukke, kui tittesid mööda lava laiali, taustaks laul, et maa tuleb täita lastega, ühesõnaga kõik sellised väärtused olid kahtluse all. Ja seda on nagu hästi palju Pariisi olümpiamängude show'l oli selline kristlike väärtuste vastu transgressiivne show, kus transvestiidid olid siis nagu pühal õhtusööma ajal. Ühesõnaga, seda on tehtud palju. Nüüd see, mille poolest Kris Kärner on eriline, et üldiselt on seda tehtud traditsiooniliste väärtuste transgressioonina, ühesõnaga vastuhakkuna neile. Kris Kärner teeb seda nüüd omalt poolt vastu vasakliberaalsetele väärtustele, aga põhimõtteliselt see nähtus on meil kogu aeg ühiskonnas olemas olnud ja alati ja selle eesmärk ongi ärritada kedagi, aga see on show. Ja minu küsimus, ma arvan, et kui ma ise lugesin võib-olla neid kommentaare, siis mulle jäi mulje, et inimesed on näinud Kris Kärneri striimist neid väljalõikeid, mis on tehtud meedias, et kus ta rääkis holokaustist ja mingit pumpüsist, ta tegelikult parafraseeris tujurikku ja sketše seal. Võib-olla ta parafraseeris neid inimestele, kes alles sündisid siis, kui need sketšid alles tehti, aga lihtsalt see, et mina olen aru saanud, et tegelikult on nagu mitu Kris Kärnerit. Üks Kris Kärner on poliitik Kris Kärner. Ja ma pean ütlema, mul on endal Tartu linnavalitsuses ka linnavolikogus on mitu ja tuttavat, kes on Kris Kärneriga isiklikult nagu suhenud, ütlevad, et on väga mõistlik, rahulik selline tegelane. Ja ma ise vaatasin ka YouTube'ist ühte saadet Päev Kris Kärneriga. Ja see oli ka täiesti tavaline enda vanune tüüp, käis hommikul sai kaerahelbeputru, mängis kassiga, siis käis trennis, siis läks tööle ja siis ta lõpuks, seal saate lõpus hakkas enda striimi tegema. Ja seal Kris Kärner ütles ise ka, et nüüd ma lähen striimi, nüüd ma olen karakter istoprotsent, kes on mina, aga see on nagu ülepingutatud ja labasem versioon minust endast, et ta seal ropendab ja nii edasi. Ja mina olen nagu mõelnud selle peale, et Eesti poliitikas on olnud küll selliseid näitlejaid, kes on, nüüd võtame Raivo Tamme, ta on poliitik Raivo Tamm, kes on ühtlasi ka näitleja Raivo Eedamm. Ja Raivo Eedamm on ühtlasi ka Illar Kukekesest sellest ENSV saatest just. Aga lihtsalt, et valijatele ta on siiski Raivo Tamm, aga Kris Kärneri valijatele ta on nagu istoprotsent, sest et seal striimiste kohtubki enda valijatega. Ja minu meelest, kas see on mingi uus olukord, kus me oleme sattunud või samas on jälle poliitikud mingis mõttes ongi kogu aeg mingis rollis, kui nad suhtlevad enda valijatega. Et mida sa arvad sellest? Ja ma arvan seda, et tänapäeval kasutavad kõik poliitikud sotsiaalmeediat ja esinevad seal natukene teistmoodi, kui nad seda teevad oma tavalises poliitilises rollis. Näiteks siis Jüri Ratas on suurepärane näide, et tal kogu aeg tuleb selliseid
ka nagu huvitavaid klippe, eks ole. Enamik nendest poliitikutest ei ole siis transgressiivsed, eks ole. Nad ei vaidlusta mingisuguseid väärtusi, nad on nagu rohkem normaalsed. Aga kujutame nüüd ette, et kui mõni, ütleme, liberaalne poliitik võtaks ja hakkaks drag queeniks ja teeks TikTokis videosid, kus ta teeb postitantsu, ütleb, ta teeb seda kõik selleks, et inimesed aksepteeriksid seda nii-öelda drag queeni imidžit ja seda identiteeti. Et mis siis juhtub, kas nagu, tõenäoliselt konservatiivid läheksid närvi, võib-olla ärrituksid, aga ma ei usu, et Reformierakond sellise inimese oma fraktsioonist välja viskab või siis ütleb oma koalitsioonipartneri visake ta välja, et see ei sobi. Aga kui palju sa ise oled seda Chris Kärneri striimi näinud või sa oled ka tead teda neid väljaütlemisi ainult siis meedia vahendusel? Ja põhimõtteliselt ma olen nagu näinud neid väljaütlemisi, mis on tekitanud siis sellist furoori ja olen oma nagu ettekujutuse kujundanud nende põhjal. Ma arvan, et räägime natuke veel, see on huvitav teema, räägiks natuke veel üldse tänapäeva noorpoliitikutest. Sest et mul on selline mulje jäänud, et kui siin võib-olla 10-15 aastat tagasi üldse noored inimesed, mitte ainult noorpoliitikud, vaid ka noorsportlased olid natuke ikka veel sellised, mis nüüd mina suhtumisega üldse maailma asjadesse. Siis tänapäeva noorpoliitikud ja noorsportlased, võtame näiteks korvpallur Henri Trell, on väga bravuurikas. Ja noorpoliitikud on ka hakanud olema rohkem bravuurikaid, julgevad rääkida suurtel teemadel. Ma mäletan, et kui kuskil 10-15 aastat tagasi mõni noorpoliitik tahtis siseneda kuskile kohalikku volikogusse, siis võeti väga selline toredusküsimus, et mingi noorte kaasamine või toona oli ka väga toredusküsimus ja üldse mitte poliitiliselt polariseeriv oli küsimus rattateedest, et me tahame uusi rattateid, me tahame mingisugust noorteprojekte, aga tänapäeval noored poliitikud, võtame näiteks Sandra Lauri, räägib siin väga nagu konkreetselt räägib, ma ei tea, Tartus sellest vangide diilist, et tema tahab, et Tartusse neid Rootsi vange ei tuleks. Et kuidas sa näed tänapäeva noori poliitikuid, et mis teel me oleme praegu Eesti poliitikas? Üks küsimus on see, et muidugi, et kogu meie elu on läinud määramatumaks ja probleemid, millega meil praegu tuleb tegeleda, on tõesti tõsisemad kui võib-olla 10-15 aastat tagasi, kui elu oli rahulikum. Nii et seetõttu juba see iseenesest tingib selle, et teemad, mida tõstatatakse, on teravamad. Samas teine asi on see, et sotsiaalmeedia muidugi võimendab sellist ägedat kärekeelset väljaütlemist, et kui sa tahad ikkagi jälgijaid saada, siis sa pead kuidagi millegiga sellest kohutavast nagu nii-öelda klippide massist millegiga esile tõusta ja siis on algoritmid ka nagu võimendavad nii-öelda ekstreemsemaid väljaütlemisi ja seetõttu on muutunud retoorikaga muidugi kärekeelsemaks. Ja ma arvan, et nüüd ongi paslik minna sinna teise uudise juurde, et ma olen mis natukene haakub ka selle eelmise teemaga, et teiseks uudiseks ma olen valinud täna Postimehe juhtkirja Müncheni julgeolekukonverentsilt ja see juhtkiri peamiselt rääkis Marco Rubio kõnest ja sellest rääkisid ka sina oma artiklis. Et minu arvates oli tal väga õige sõnum, et Ameerika ja Euroopa moodustavad nagu ühise lääne tsivilisatsiooni, aga selleks, et USA saaks olla nagu Euroopaga liitlane, siis ta tahab, et Euroopa oleks tugevam. Ja ma arvan, et selles ei ole mitte midagi vastuolulist selles küsimuses. Herman Kelomees jällegi Delfist nimetas seda seinwashinguks, ehk sõgeda jutu puhtaks pesemiseks ja spinniks. Et kas sellest mõttekäigust võib aru saada, et Euroopas on siis kaitsevaldkonnaga kõik korras ja majandusega kõik korras või mida sa sellest tema väljaütlemisest arvad? Et see tundub niimoodi, et Euroopa tõsiselt ei ole aru saanud veel sellest Ameerika sõnumist ja peab seda mingisuguseks kõrvalekaldeks, midagi, mis on juhtunud. Trump kuidagi kogemata valiti presidendiks ja nüüd ta teeb seal sõgedaid asju ja siis, kui Postimees kirjutab juhtkirja, kus ta ütleb, et tuleks tõsiselt nagu kuulata seda sõnumit, mis Ameerika saadab, siis ongi reaktsioon see, et see on nagu mingisugune sõgeda asja puhtaks pesemine, me ei peaks sellele tähelepanu pöörama, aga vastupidi, Ameerika on olnud viimased, peaaegu mitte 1,5 aastat, aasta ja paar kuud on olnud väga ühtne oma sõnumiseks. Eelmine aasta Münchenis julgeolekukonverentsil rääkis J.D. Vance ja ta ütles teda sama, ütles nagu üsna räigete sõnadega. Siis tuli novembri lõpus tuli USA uus julgeolekustrateegia, kus oli täpselt see sama sõnum sees. Natukene tekitas siin mingit mullistust, kadus ära ja siis nüüd Rubio tuli ja rääkis seda sama asja, rääkis väga ilusti ja tema sõnumis oli see, et USA tahab olla Euroopaga ja siis mida tehti? Võeti välja see meeldiv osa sellest sõnumist ja öeldi, et nagu ei ole midagi häda, et
nagu Ameerika on ikka meiega, aga Rubio põhisõnum oli täpselt seesama, mida ütles J.D. Vance ja mis on julgeolekustrateegias. Ja minu artikkel, miks ma selle kirjutasin, miks ma ta ka Kärneriga sidusin, on see, et juhtida tähelepanu, et tuleb kuulata seda sõnumit, Euroopa vajab teatud mõttes väärtuspööret. Jah, mul on üks Konstantin Kiissin on üks podcaster, keda ma olen jälginud ja siis tema on öelnud, et Euroopa moodustab 12% maailma rahvastikust, 25% maailma majandusest ja 50% maailma sotsiaalsetest nagu kuludest heaolu ühiskonnale. Okay. Aga samas, kui nagu keegi nagu julgeb kritiseerida, siis ma arvan, et see koll on kergesti tulemas, süüdistatakse, et oled nagu Kremli agent, et Kreml kuidagi näitab samamoodi Euroopat sellises valguses, aga me ju kõik tahame, et Euroopa oleks tugev. Jah, see on see nagu paradoks, et kuidagi Ameerika retoorika ja Venemaa retoorika on teatud punktides nagu sarnane ja lääne konservatiivne poliitika ja Putini poliitikal on samalaadseid jutupunkte ja see on muidugi andnud jällegi vasakliberaalidele sellised trumbi kätte, öeldes, et konservatiivid ajavad Putini joont. Aga nüüd küsimus on selles, et tegelikult probleemide põhjus on ikkagi selles samas vasakliberaalses poliitikas, mis on valitsenud Euroopat viimased 50 aastat, eks ole. Ja võt siin on vaja sellist arusaamist, et tuleb teha muutus. Ja ma arvan, et liigume siit edasi 3. uudise juurde, mis tegelikult jällegi seondub selle sama teemaga. Uudis on Postimehest ja pealkiri on terav kriitika miljonid eurod innovatsioonilaborile, aga kus on tulemus? Ma soovitan kõigil seda uudist lugedes, on väga hea, et siin tuleb juttu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures asuvast Accelerate Estonia nimelisest innovatsioonilaborist, mis on hauganud riigi eelarvest miljoneid eurosid. Ja siis selle, mulle isegi natuke naersin selle peale, et selle innovatsioonilabori programmijuht ütles, et innovatsioonilabor teeb ettepanekuid muudatusteks seadusandlikus raamistikus, eemaldades sellega ettevõtjate teelt regulatiivsed tõkked. Ja siis ettevõtjad imestusid selle peale ja ütlesid, et kuidas on loogiline tegevusmudel, et ühelt poolt riik seab innovatsiooni otsivate ettevõtjate teele erinevaid regulatiivseid tõkkeid ja siis loob mingisuguse asutuse, mis hakkab neid tõkkeid eemaldama. Ja see on Euroopa Liidu nagu suur ja põhimõtteline fundamentaalne häda, et regulatsioonid kasvavad ja üritatakse majandust, üritatakse ühiskonda nügida, pöörata, arendada kuhugi teatud suunas, on võetud mingisugused ideoloogilised sihid ja sinna poole liigutakse, sinna pannakse raha. See tekitab tohutut sellist hõõrumist, sest kui me nagu võtame, milline on klassikaline liberalism ütleb võimalikult väike riik, andke inimestele teha, mida nad teha soovivad, reguleerige võimalikult vähe, vabaturumajandus paneb asjad paika. Aga Euroopa Liit on kõike muud kui vabaturumajandus, Euroopa Liit on üsna sarnane sellise käsumajandusega, nagu oli Nõukogude Liidus. Jah, mulle endale tundub, et selline suhtumine natuke peegeldab seda eelmist aastakümmet, kus mingisugused riigiasutused pole veel päris suutnud välja tulla, et mäletatavasti toona olid negatiivsed intressid, tasuta raha ja tulevik tundus olevat nagu iduettevõtete päralt, et siis teha kõik selliseid algatusi, mis kõlavad hästi, aga nagu mingit kasu ei ole. Ja siis, aga sinna veel huvitavaks läheb see lugu edasi, et Postimees küsis konkreetseid näiteid, et milliseid seadusandliku takistusi on innovatsioonilabor viimase 6 aasta jooksul kõrvaldanud, aga sealt tuli selline Sir Humphrey Appleby kirjutatud vastus, et tunduski nagu oleksime legendaarses seriaalis Jah, härra minister. Ja ma ei hakka seda ette lugema, see on lihtsalt üks sõnasalalt, et jah, mis peaks juhtuma Eestis, et selline asi lõppeks, et Euroopas me juba teame, aga kas missugune katastroof või mis peaks juhtuma, et selline suhtumine nagu riigi aparatuurist kaoks? Ma arvan, et selleks on vaja seda laadi valitsus, kes tõesti risti ette ei löö. Umbes samamoodi nagu Trumpi valitsus koos Elon Muskiga, mis tuli ja ütles, et me hakkame siin nagu rappima. Ja siis on võimalik rappida. Samas muidugi Eestil on see häda, et Eesti on osa Euroopa Liidust ja kui Euroopa Liidus nagu ei toimu mingisugust rappimist, siis meie rappimine siin jääb nagu suhteliselt väikeseks. Nii et see on see nagu kurbloolisus, aga kindlasti midagi oleks võimalik teha ka. Ja, ma arvan tõesti sama, et kui me vaatame ka Argentiinas, näiteks Javier Milei on väga hästi saanud hakkama, aga jah, väga raske on näha, et Eestis midagi sellist siiski juhtuks.
aga ma arvan, et nüüd lõpetame selle uudiste vaatamise ära ja läheks tegelikult meie tänase peateema juurde ja see on ka põhjus, miks ma just sind siia palusin siia saatesse, kuna sa lisaks Postimehe arvamustoimetusele töötamisele oled ka keeleteadlane tegelikult. Ja täna just sel nädalal tuli väga palju uudiseid selle kohta, mis toimub Ida-Virumaa eesti keele õpetamisega. Ma natuke teen nagu pikema sissejuhatusega siia, et lugu algas võib-olla siis möödunud aasta augustis, kui Hendrik Agurist, ühest patriootlikust inimesest, sai Ida-Virumaa kutsehariduse direktor. Ja ta lubas teha sellest õppeasutusest eestikeelse kooli. Ja siis see praegune tema töökoht, ta on olnud ka varem Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktor, aga praegu siis töötab seal kutsehariduses. Ja see tema töökoht on kohalike seas sellise mainega, et seal ei olegi vaja väga eesti keelt osata, et seab ka nagu vene keelega kuidagi sealt läbi. Ja siis, kui Agur sinna tuli, siis ta avastas järsku, et detsembris veel tehti juttu, et neid B1 tasemega noorukeid on seal ainult võib-olla kuskil pool 2000 õpilasest. Noh, et see arv küll natuke kahanes pärast seda, kui hakati tegema keeleteste jaanuaris ja siis sellest keeletestidest tuli välja, et 500 õpilasele tuleks nagu panna õppepausile ja hakata õpetama neile 7 nädala jooksul süvendatult üksnes eesti keelt ja lõimitud ka kultuuripädevustega. Ta lubas isegi sinna palgata 20 eesti keele õpetajat, 3000 eurot brutopalk, sõidud, kõik edasi-tagasi kojusõidud, elamised, kõik asjad. Et nagu ei ole probleemi, et me lihtsalt lahendame selle probleemi ära. Aga ikkagi, ja siis ta hakkaski seda tegema ja siis ilmus, et 100 õpilast ei ilmunud järsku kohale. Ja kui Agur saatis puuduvate laste vanematele üleskutse oma lapsed kooli suunata, sest neile antakse kandikul kätte võimalus kaotatud keeleõppe tasa teha, siis selle peale aktiveerus Narva linnapea Katri Raik. Ja ta ütles, et Aguri eesti keele õppeaktsiooniga ähvardatakse kutseõppest ära kaotada 100 noort. Nii, ja siis Raik soovitas Agurile kaasamist ja sellist isiklikumat lähenemist, aga Aguri hinnangul oli Narva linnapea avaldas kohatu ja põhjendamatult halvustav, ning et Raik teenib üldse poliitilisi eesmärke, soovides suurendada oma populaarsust venekeelsetes kogukondades, mis on eesti keele suhtes vaenulikud. Et mida nüüd sellest olukorrast arvata, et kellel siin päris õigus on, kas Agur on liiga kärsitu või Raik tõesti kuidagi üritab poliitilist kasu tuua ja kuidagi laveerimine peaks siin aitama? Ja ma arvan, et Raik kindlasti üritab oma maine pärast nagu muret tunda, ühesõnaga ütleb seda, mida ta arvab, et tema võimalikud valijad võiksid pidada heaks, kuna teada on, et venekeelses sotsiaalmeedias seal Ida-Virumaal see Hendrik Aguri algatus ei ole võetud seda hästi vastu, et nagu virisetakse, vingutakse, et nagu ühesõnaga ei olda rahul, et selline meelsus on nagu tugev seal ja Raik muidugi, olles poliitik, kohalik poliitik, kelle häälte saak sõltub valijatest, isegi kui need valijad on nagu teistsuguse meelsusega kui tema, teeb siis selliseid avaldusi. Ja iga poliitik, ja ma ütlen ka venekeelsed poliitikud, on seal täpselt samasuguses olukorras, kui nad tahavad seal võimul püsida, siis nad peavad selle rahvameelsusega arvestama. Ja selle rahvameelsus on tõesti säärane, et ega nad seal eesti keelest väga ei hooli. See on nüüd asja üks külg, eks ole. Mismoodi Raik peaks seal nagu toimima, ma arvan, et ta võib-olla nagu pingutas ikkagi üle sellega, et ta ei oleks pidanud nii palju nagu muretsema. Oleks kasutanud võimalust mitte öelda, olla lihtsalt vait selles olukorras, aga ta eelistas öelda. Ja see muidugi ma arvan, et oli viga minu pärast. Nii et see küsimus ongi seal, et Agur teeb jumala õiget asja, aga tema käed on nagu teatud mõttes piiratud või vähemalt ütleme selle olukorra algpõhjus, ehk siis, et põhikoolist ei tule sealt eesti keele oskusega noori on täpselt sealt samas kohalikus omavalitsuses, kuna kohalik omavalitsus haldab koole ja määrab koolijuhid ja vastutab selle eest, mis seal toimub. Kui see kohalik omavalitsus ei ole huvitatud sellest, kuna valijad ei ole huvitatud sellest, siis on kõik need venemeelsed direktorid seal põhikoolides alles, eesti keelt ei saada selgeks ja siis nad tulevad sinna kutsekooli ja kui siis Agur hakkab seal nagu eestikeelset haridust tegema, siis on nagu kisa taevani. Ajakirjanik, meie kolleeg Teet Korsten kirjutas 18. veebruari Postimehes väga meeldejääva päevakommentaari, kus ta nimetas Hendrik Agurit tankiks.
mis on nagu seal Narva kandis väga hea sümbol. Raiki ta nimetas aga piduriks, kes loeb Eesti riikluse suhtes skeptiliste inimeste meelsust ja laulab sellega kaasa. Noh, ühesõnaga, sa juba nagu rääkisid umbes sama juttu, et mis kolleeg Teet Korsten, aga noh, ma võib-olla siin mängin saatana advokaati ja proovin nagu teist poolt mõista, et tegelikult Katri Raik on pigem olnud Ida-Virumaal selline üks väheseid inimesi, kes sinna mingisugust Eesti-meelsust on suutnudki viia. Ja ma mäletan, kunagi öeldi Edgar Savisaare kohta, et kui teda poleks olemas, siis ta tuleks välja mõelda. Et mõnes mõttes nagu, kui Raiki ei oleks, siis võib-olla seal Narvas üldse oleks ainult Stalnuhhinid ja Urbo Vaarmannid juhiksid seda linna, et siis võib-olla seal oleks nagu veel niisugused Kremli, täiesti nagu avameelselt Kremli-meelsemad meeleolud täitsa linnavalitsuses olemas, et vähemalt Raik suudab mingil määral mingisugust liini hoida, et mida sa sellest arvad täpsemalt? Ja absoluutselt selge on see, et ma ei kahtle nagu Katri Raigi heades kavatsustes. Ma ei ole Ida-Virumaa olukorraga nagu väga täpselt tuttav, seetõttu mul on väga raske nagu hinnata, kui habras see võim seal on. Et seda ju on näha uudistes, et nagu kogu aeg see koalitsioon on nagu püsib nagu noatera peal, mõnikord püsib, mõnikord ei püsi, siis jälle tuleb mingisugune vastaline otsus, nii et ma ei tea, milline see Katri Raigi positsioon seal on ja mismoodi ta seal käituma peab. Olemata seal sees on raske anda päris adekvaatset hinnangut. Teine asi, nagu teada igasuguste luurajate ja nendega, kes peavad töötama nii-öelda nagu undercover või nagu varjatuna, eks ole, on mingisugune tõenäosus, et olles selles keskkonnas neile hakkavad need nagu hoiakud külge, eks ole, et selline oht on ja see inimene peab nagu kogu aeg jälgima, et kus ta täpselt seisab, et ega ta ei ole kaotanud ära oma sihti, et kas vahendid, mida ta kasutab selleks, et ajada õiget asja, kas need vahendid kogemata ei ole muutunud talle eesmärgiks omaette. Ma läheksin ühe teise loo juurde tegelikult, et Andrei Hvostov kirjutas 13. veebruaril Sirbisega väga huvitava loo Sipelgas ja karu, kus ta ütles, et venelase silmis püüab Eesti riik integreerida Sipelgat ja karu ja Sipelgas on nagu Eesti ja siis karu on nagu Venemaa. Aga karule pole Sipelgas huvitav. Ja ta kirjutas veel sellest, et tegelikult nagu võib-olla räägime sellest loost natuke lähemalt. Mida sa sellest Hvostovi arvamusest arvad? Selle Vostov ütles nagu ühe väga hea töö välja, et nagu vene hing, et see on nagu karu, et ta on nagu nii nagu enesekindel, nii enesekeskne, et ta lihtsalt nagu ei hooli sellest. Et kui nüüd vaadata seda, mis ma kirjutasin seal selle Chris Kärneri artiklis, kus ma rääkisin elutervest etnotsentrismist. No kui eluterve see nüüd on, aga see on etnotsentrism, selline etnotsentrism sellel karul siis, kes nagu ei hooli palju nagu kõrval olevatest. Ja see on nagu keeruline on siis selliseid nagu tugeva rahvusidentiteediga inimesi lõimida või assimileerida, eks ole. Mis iganes me arvame nende rahvusidentiteedist, eks ole, aga see lõimimisküsimus on nagu õhus. Me ei näe nende sisse, eks ole, kes kui palju on seal karumentaliteediga, ehk siis on täielikult nagu ei pane seda Sipelgat üldse tähele, aga me teame seda ka, et mingisugune lõimumine 30 aastaga on toimunud ka mingisugune assimileerumine. Nii et nagu see küsimus on, ma olen seda nagu pikaajalt nagu uurinud ka, et kuidas siis nagu vähemused püsivad, lõimuvad või assimileeruvad. Eks ole, vene vähemus Eestis on suhteliselt segregeeritud, Ida-Virumaal seal need protsessid käivad raskelt. Viljandis on lõimumine olnud suurepärane, assimileerumine Pärnus samamoodi, Haapsalul on täiesti eestistunud. Nii et see lihtsalt nagu erinevad keskkonnad on üsna erinevad. Ja muidugi seda karumentaliteeti on, aga inimese sisse ei näe, et kes sealt nüüd nagu see nagu päris põline karu on ja kes on selline veidikene malbem. Aga päris sellist suurvene mõtlemisega ja venelast nagu teda ei olegi võimalik integreerida või mis sa sellest? See on põlvkondade vahetamise küsimus. Ma arvan, et see on põlvkondade vahetamise küsimus ja kõik ei ole isegi 2-3 põlvkonnaga võimalik integreerida tõenäoliselt. Aga ma arvan, et see ei tähenda, et me peaksime loobuma igasugust mõttest neid integreerida, nad ongi kõik karud, kõik suure vene mentaliteediga ja et ei ole nendega mitte midagi peale hakata. Tuleb ikkagi järjekindlalt jätkata seda sama poliitikat, mida me oleme kogu aeg ajanud, nõuda eesti keele oskust, eesti keele õpet, nõuda lojaalsust ja suhtuda ka heatahtlikult nendesse, kes ei ole otseselt vastalised. Ja võib-olla aja jooksul osa neist lõimub, võib-olla aja jooksul osa assimileerub,
aga see on töö, mida lihtsalt tuleb teha, seal ei saa käsi rüppe lasta, öelda, et näed, ongi karu ja tema meist ei sipelgast ei hooli ja mingit lootust ei ole. Et see vaimulaad ei aita ja pealegi see ei ole olnud ka reaalsuses nagu tõene. Tegelikult ikkagi lõimumist on toimunud, mitte küll nii palju, kui me lootsime võib-olla 92. aastal, et meil 10 aastaga kõik nagu laabub, aga kindlasti on üsna palju arengut olnud. Ma tuleks korra sellega Hendrik Aguri juurde tagasi, et tema iseloomu omaduste juurde, et teda ma küll nagu sipelgast nimetada ei saa, et ta on ikka üsna jõuline natuur, ta on tõesti tank. Et nii palju kui mina vene hingest olen aru saanud, siis neile ikkagi, neile meeldib selline jõud, keda saavad austada. Isegi kui ta tuleb kuskilt nagu kõrvalt või mis ei ole päris nagu nende enda oma, aga jõudu nad austavad. Et mis on sinu kogemus, et kui palju selliseid Aguri-suguseid inimesi üldse Eestis on, keda oleks võimalik rakendada sinna Ida-Virumaale haridusmaastikule? Või ta on nagu üks suur võimas tegelane? Ei, ta ei ole üks suur võimas tegelane. Näiteks ju Narva riigigümnaasiumi direktor on Irene Käosaar, eks ole. Narva riigigümnaasium töötab suurepäraselt. Üldse Kohtla-Järve riigigümnaasium töötab ka hästi ja sellepärast, et need on riigi hallatud koolid. Riik on pannud eestimeelsed juhtkonna sinna ja eestimeelne juhtkond on nagu otsinud eestimeelsed õpetajad ja teinud sellest koolist Eesti kooli. See sama asi peab toimuma põhikoolidega, nii hästi keelenõukogu, Eesti keelenõukogu, Tartu Ülikooli professorid, Ilmar Tomusk, keeleinspektor on rääkinud, et tuleb riigistada vähemalt Ida-Virumaa põhikoolid. Ühesõnaga, tuleb anda nad riigi hallata, ehk riik saab panna sinna eestimeelsed direktorid, kes moodustavad oma eestimeelsed õpetajaskonnad ja saavad need asjad liikuma. Aga millegipärast ei ole ükski valitsus seda nõu kuulda võtnud, eks ole. Ja miks seda nii on läinud, ma ei tea, aga see on see tõeline lahendus, mis seal tooks selle juurpõhjust hakkaks lahendama, et Aguri kooli, kutsekooli ei tuleks enam noored, kes üldse ei oska eesti keelt. Selleks on vaja põhikoolid võtta riigi hallata. Ja ma siin natuke siin üks teema on selle asja juures veel, et millest Andrei Hvostov rääkis veel, on siin see kaitseväe küsimus ka. Ja, täpselt. Just, et mida sa sellest arvad, et milline lahendusel kaitseväe puhul on kõige parem? No vaat ma ikkagi arvan, et see peaks olema suhteliselt nii-öelda kaitseväeline keelelaager või ütleme keele kutsealusus. Seal on tanke kõvasti rohkem. Sellepärast, et küsimus on selles, kui me näeme, et Aguril juhtus niimoodi, et mingisugune 100 inimest ei tulnud keelekursustele, siis on päris kindel, et nendele sõjaväe eelkeelekursustele pannakse samamoodi nagu poppi sealt, eks ole. Selleks on vaja, et see oleks ikkagi tõeliselt nagu kaitseväe küsimus, et kutsealusena sa oled kohustatud sinna keelekursusele tulema. Ja see on tähtis üks puha, et neid keele kursusi ei aja siis mitte ohvitserid, vaid keeleõpetajad, aga sellesse peab suhtuma nagu juba kaitseväes olemisse. Vastasel korral see asi kukub läbi. Ja ma arvan, et see ääri-veeri suhtumist meil on 30 aastat juba tehtud. Absoluutselt. Ja ma arvan, et see, me näeme, et see ei tööta. Me lihtsalt näeme, et see ei tööta ja ma arvan, et selline jõuline lähenemine ongi õige. Ma natuke toon mõne huvitava fakti siin veel Hendrik Aguri kohta, et ta olla lubanud Kohtla-Järvel õpetada kõiki inimesi kotlette noa ja kahvliga, mitte rusikaga sööma. Ja oli ka vist vallandanud või koondanud ühe bussijuhi, kes kuulas Putini kõnet, et ta on nagu selline tõeline. Ja, see ongi eluterve etnotsentrism, eks ole, ta ei häbene öelda, et pagan võtku, õpi ära noa ja kahvliga söömine, eks ole, aga see on see, mida vasakliberaalid kogu aeg on meile rääkinud, võtke kõrvad lonti, austage vähemusi, olge nende vastu nunnud. See asi ei tööta nii. 92. aastal me ütlesime, eesti keel riigikeeleks ei mingit kakskeelsust. Me ütlesime, et ei anna kõigile kodakondsust, tuleb teha eksam. Kuigi Lääne-Euroopa liberaaldemokraadid tulid ja rääkisid, ärge tehke, eks ole, andke null kodakondsus, tehke Eestist kakskeelne riik, aga meil oli seda elutervet etnotsentrismi tollal. Teha nii, nagu me õigeks pidasime. Aguril on seda ka. Ja, ma arvan, et meil hakkab nüüd saade vaikselt lõppema, aga ma arvan, et tegelikult mina isiklikult leian, et igal inimesel on võimalik natukene Hendrik Aguri seda missiooni toetada Eestis. Inimesed minge lihtsalt Ida-Virumaale, käige seal ringi, rääkige, suhelge kohalikega eesti keeles, käige restoranis söömas, sööge noa ja kahvliga kotletti, et nagu tutvustage Eesti kombeid ja sest Agur on ka seda öelnud, et kohalikud venelased tunnevad, et nemad ei ole Eesti osad. Kui nad lähevad Eestisse, lähevad Tartusse või Tallinnasse, aga kui mida rohkem eestlased seal käivad,
seda rohkem neile tundub, et see ongi Eesti osa. Eks see nii peab olema. Ida-Virumaa on väga kaunis, alates Kauksi rannast Peipsi järve kaldal kuni Narva jõesuuni. Et see on suurepärane ja see on ka vist meie tänase saate üleskutse kõigile Eesti inimestele. Ja mina enda poolt siis soovin aitäh kõigile saate kuulajatele ja vaatajatele. Aitäh Martinile, et sa tulid saatesse külla. Ja ma arvan, et kõigile Peetri Pilgu fännidele teadmiseks, et järgmisel nädalal peaksin minu toolis istuma tõeline Peeter Espak. Nii et jääge siis jälgima Postimehe lainel.